Mu esimene kodu oli Narva maanteel 42 ja see oli hoovimajas, praegust on seal maja ikka seal tänava ääres olemas, seal oli mul vanematel lilleäri ja siis enne seda märtsi pommitamist juba oli karta, et Tallinnat saab pihta ja enamus inimesed jäid siia, eks inimesed on, et ootame ära, mis juhtub. Aga minu isa vaikselt viis mind Haapsalusse, ema ja isa mõlemad. Ja seal olime, aga siis nad pidid tagasi tulema ärisse, sest äri ei tohtinud sulgida, niisugune seadus oli siin. Nii et siis ühel 8. märtsil või 7. märtsil, kus see oli, anti mind ühe perekonna hoolde, need olid Erus olevad endised raudteetöölised. See on täitsa selle Haapsalus selle Viigi ääres, nii et oli selge vaade Tallinna poole. Nemad läksid Tallinna ja siis selle märtsi pommitamise ajal ma olin seal siis üksi nende võõraste juures ja ma mäletan, kui kuulsime pommitamist ja ma tulin välja selle paariga, kõik see oli kõik punane seal kaugelt, see taevas ja nemad ütlesid mulle, ega su vanemad enam ei elanud sellest läbi. Ma mõtlesin, mis ma nüüd teen, hakkasin kauplema, mis ma olin siis, see oli 40. No ja siis ma olin 10 aastat vana. Hakkasin kauplema, kas ma saan siia jääda natukeseks ajaks veel, kui leian keegi mind võtab. Nii oli praktiline mõte. Ja siis pärast seda viidi mind Martlasse, ema jäi minu juurde, siis enne äraminekut septembris ja isa juba läks kuskil randa, tahtis leida mingisugust kedagi kalurit, kes viiks meid Rootsi, aga ta läks selle ülikonnas, seal lipp sees ja pärast oli niisugune jutt, kui sa lähed niimoodi ja nad võib-olla mõtlesid, et sa oled mingi nuhk ja ei, ta ei saanud midagi, tuli tagasi, ütles, lähme Saksamaale, seal on võimalused, aga peab mingi paber olema, nii et Martnast läks tagasi Tallinna paberit saama, siis nüüd 20. Siis 21. Varahommikul tema pidi tulema siis Haapsalusse ja me tulime emaga siis Martnast vankriga, andsime just ühe pudeli, andsime saapad, emale alati midagi valmis, andsime saapad selle talumeele, kes me tõi sõna jaama ja isa oli tulnud küll, aga me ei leidnud teda, me läksime kaubavagunisse ja me oleks läinud Tallinna omaette arvates, et isa ei tulnud. Isa tuli ja tema, kui ta meid ei oleks leidnud, tema oleks läinud Martnasse. Aga ta viimaks leidis meid, läksime reisivabrikusse, reisi vagunisse, saime varahommikul Tallinnasse, see on ainult 60, see on 100 kilomeetreid jäänud, aga võttis nagu terve öö, saime kärumehe, jälle pidime andma pudeli viskid või valged viina, alati oli valmis. Läksime sadamasse ja seal oli 3 laeva. Üks oli Moero, mis läks põhja ja see üks teine laev, mis sai torpeedo, võib-olla Aro 22 või mis ta võis olla, sai küll pihta, aga ta läks kohta ja meie laev, see 3. laev oli, lubati peale ilma mingisugused paberid, isal ei olnud paberid võimalik saada, ta lihtsalt midagi Tallinnas, ametil oli juba kõik kinni. Ja seal Saksa marrused olid väga lahked, aitasid meie paar kompsule, mis me kanda jõudsime laeva peale ja nii see asi saime laevale ja see oli puupüsti täis, ma ei tea, ma tahaks teada, ikka oli tuhandeid neid, sest mis nad tegid, nad võtsid nii palju kauba peale, see oli üks viimane laev, nii palju kui said, see oli kas saepuru oli või midagi, täitsa rumalad oli seal ka seal, aga nad lihtsalt lubasid nii palju peale, kes soovisid. Vaat see Tallinnast lahkumine, inimesed kõik paiksed ja vaatasid üle parda, kui nägid, teate, suitsujuar läksid üles. See oli nii vasendav. Aga ma ei tohtinud seda kaua olla. Vanemad viitsid alla, ütles, et siin on karta alla õhurünnakuid ja enamuse ma olin all seal, ema kaitse all seal. Paar päeva hiljem olime Kopenhaagenis ja isa ütles kohe, et me sinna tööliste laagrisse ei lähe. Seal võeti vastu, et sinna anti toitu ja ma ei tea, sealt siis aidati kuhu edasi minna, aga temal olid Margi sõbrad ja tema läksime siis ligidale eellinna, Kohtnäe eellinna ja olime seal ja siis sealt saime siis paar päeva hiljem hakkasime liikuma, enne isa tahtis minna Thüringeni, aga siis Thüringenist
ta sai teada, et see oli nii pommitatud ja põgenike täis, et sinna ei paksu minna. Hea ka, sest see jäi Vene tsooni. Aga me läksime selle asemel siis Bayerisse, kus mul tädi elas. Tema oli juba Saksamaale tulnud 1933 või nii. Aga isal oli margikogu kaasas. Oli ikka nali, et kui laev oleks teel Saksamaale alla läinud, siis päästepaaril oleks ainult üks koht olnud, ta oleks oma margikogu kohvriga sinna pannud. Aga selles kogu oli narride ka, et liiga palju läheb markidesse, aga kui läksime sinna külla, tema läks postkontori, ütles, kes on teie margimehed siin väikses linnas, ei olnud linn, Alevik, küla, Uffing. Ja see ütles, vaat, see on see küla doktor, siis wholesaler, kes on hulgakaupmees, toidukaupmees ja pagar. Isa võttis meil käega kinni ühel päeval, väiksed margid ümbrikusse, läksime selle pagari juurde, me oskame saksa keelt ka sel ajal. Läksime pagari juurde pühapäeval ja küll see perekond vaatas pühapäeva hommikusöögil või mis see oli, kes need on. Ja me oleme põgenikud ja me kuulsime, et sa oled margikorjad, siin on mõned margid teile ja see on kõik, me oleme Eestimaalt. Nad vaatasid tükk aega ja ütlesid, et kuule, poiss tuleb vara hommikul, enne kui pood lahti läheb sinna pagari ärisse ja mul tütar annab sulle leivapetsi, võta niisugune kott kaas, mis tene läbi. Ja nii me sõime paremini kui sakslased, kes pommitati see Münchenis või Berliinis ja kes seal tulid. Oli võimalus, nad hakkasid laagri tegema ja me avastasime keegi meie sõpradest seal Uffingist, nimi oli Koppermann. Koppermann leidis, et seal Berchtesgadenis on ruumi ühes laagris, mis tehakse täitsa ligil, kus Hitleril kunagi oli oma see kodus mägedes. Seal oli igasugused barakke täis, tal oli iga sõjavägi seal, ta pidi vist oma viimast sõda pidama. Aga neid oli tühjad ja sinna pandi siis need välismaalased. Ja seal oli meil laagris siis, kuni hakati eestlasi koondama Geislingeni. Geislingen ei ole enam Bavaarias, see on juba Stuttgardi ligidal. Ja seal oli üks linn, mis oli esimene linn, mis hääletas Hitleri 1934 või nii. Kuigi Hitler siis ei saanud valitsuse sisse sel ajal, aga see linn oli kõige natsilikum, mis seal oli seal. Nii et siin on nüüd üks linn, mis on säästud sõjast, ei ole kannatada saanud ja seal elas palju natse, nad elasid seal oma ilusta villades. Need eestlased saadeti sinna karistuseks neile. Kuni viimaks tulid mitmed riigid hakkasid tulema, et me võtame mõned teie need põgenikud kaasa. Belglased tulid, et meil on need söekaevatused, mis on nii madalad, et belglased ise ei taha seal töötada. Et noored mehed, kes seal oli alla 23 aastal, kes oli abielus, oli palju endised sõdurid, kes sinna jõudsid. Nemad siis läksid sinna. Siis inglased ütlesid, et me vajame allaste õdesid, et noored naised, kes soovivad tulgu Inglismaale, me võtame neid vastu. Ja austraalased vist tahtsid põllumehi või nii oli. Ja viimaks ameeriklased ütlesid, me tahame 200 000 ja kõige taremad inimest, siin me oleme. Peaasi oli, et meil pidi olema sponsor, kes garanteeris, et me 8 aastaks ei jää riigile koormaks. Isa sai ühendust ühe margikorja, toredad asjad. Ta mäletas ühe margikorja aadressi New Yorgis. Siis ma olin 15 aastat vana. Meid, eks ole, kõigepealt skriiniti seal, et me ei olnud natsid olnud ja kommunistid ja siis viidi meid Ludwigshafenisse nädalaks. Pidime seal olema ära kodust, käisin kodust ja seal siis iga päev oli mingi uurimine, et vaadata, kas on terve ja kõik andmed ja kõik pidi korras olema. Ameerikasse tulles, et olles valmis, eks ole, ma õppisin inglise keelt natukene, siis kõik eestlased seal õppisid, kuidas kana pidamist. Keegi oli kirjutanud eestikeelses raamatu, kuidas pidada kana. Nii et kõik õppisid seda, ostsid raamat ja kõik pidi olema kanapidajad, kui Ameerikasse saavad. Randusime New Yorki ja seal oli meie sugulane vastas. Ja seal
siis tulime maha ja sealt ja siis pidi seal tollil oli ja siis küsiti, et mis teil on väärtuslikku, ja isa mõtles, et midagi peab panema, et kui margid seal, et paneb margikogu ja et kui palju on väärtus. Väärtus oli võrdlemisi kõrge, ta oli palju korjanud, et isegi sõja ajal ja pärast seda, et on $600. No see mees, tolliametnik tuli sinna, võttis lahti ja esimese asi, mis ta välja võttis, oli minu märgikogu, mis on väike argeline kogu. Ta vaatas seda, vaatas isale naerdes otsa ja lükkas käega, mine, mis tobe margikorjaja sa oled siin.